Issi, Kremule pudru! Nüüd me teeme Eesti hommikusööki. Jah, Eesti hommikusööki Merisalude villas, eks ole. Ja teeme siis klassikalist mannaputru. Te võite naerda selle peale, aga see on päris keeruline toit. Tundub lihtne, aga tegelikult on päris keeruline toit. Ja sellel kahel põhjusel. See on toit, mille juurest ei tohi kunagi ära minna. Sa pead teda hingega ja südamest tegema, et ta valmis saaks nii, nagu ta peaks valmis saama. Paljud mehed räägivad seda, et ajada mõlad laiaks, et tead. Laiad õlad, räägi edasi. Jah, lõin mannapudru lakke. Või keegi ütles, et seda jama ma ei söö. Või et mul on seal tükid sees. See on kõik sellest, et tegelikult ei ole piisavalt tegeletud selle pudruga, et ta saaks hea. Ja lakke lüüakse seda sellepärast, et ta kõrbeb põhja. Või et ta läheb üle ääre. Või et ta tuli tükid sisse, kaotas oma väljanägemise ja nii edasi. Ehk et mannapudru tegemine on tegelikult aeg ise endale rahulikult hommikul mõelda, kuidas süüa teha. Ja nautida selle tegemist kuni söömiseni. Päris keeruline. Minul õhku siukest aega ei ole. Ronni, kuidas sulle mannapudruga suhted? Millal sa viimati mannapudru said? Ma ei mäleta, aga ei ole minu kõige lemmik. Ei ole kõige lemmikum. Aga vaatame, Ukul on praegu võimalus teha üks mannapudru ja vaadata, kuidas sulle siis see asi ka maitseb. Ja üldse mannapudru teha, seal on põhimõtteliselt ainult mõningad komponendid. Et nüüd on küsimus, kuidas seda soovitakse teha. Ehk et tavaliselt on siis 1 detsiliiter on siis mannat. Kuna mannat paisub, siis peaks olema vähemalt poole võrra, nüüd on kui paksu pudru tahab teha, peab olema poole võrra, peab olema siis vedelikku. Aga klassikaliselt tehakse siis 8 detsiliitrit piima, 1 detsiliiter siis mannat, sinna juurde soola, pipartaripange, suhkrut ja restitud jahvatatud köömneid. Neid me ei pane teema, eks ole. Ja teine asi on see, et kellele meeldib valge puder, see ei lisa sinna midagi muud, lihtsalt see tuleb korralikult ära viskaldada. Aga kes soovib kergelt kollakat ehk et sellist beežikat, siis tuleb panna sisse munakollane. Aga kuna meil on siin olemas väga hea mensuur, kus on juba 1 liiter, siis paneme selle siit siis 0,8 peale, et see pakib. Tähe, seal on 0,5 liitrit ka muideks. Jessas, ma ei teadki, et meil niisugune pott kodus on. Vaadake nüüd potti. Kutsu sõbrad külla, sa teada, mis asjad sul on kodus. Ma enam nevereid ja ühegi teise potiga süüa. Piima ei tohi kunagi keema lasta, et te teaksite. Piim tuleb kuumutada kuni keemiseni. Ja see on jälle selline, kes on kunagi crème brûlée teinud, see teab, mida see tähendab. Kas sul tekib crème brûlée või munapuder? Keskmine osa, mis on kõige kvaliteetsem osa, sellest tehakse siis manna. See ongi tegelikult manna. See ongi manna, jah. Aga midagi muud ei lisata, et tegelikult meil ongi siis niimoodi, et iga see terakene on olnud kunagi üksik nitsu poiss. Ja siis on sealt ümber kooritud tal riided kõik maha ja sellest tehtud igast muid asju ja nüüd see sisu on siis tegelikult see, mida me sööma. Sul manna loengust ei midagi meelde ka või? I don't know, really. Okay, to be honest, before coming to Estonia, all those, how to say, porridge type foods for me was a no. I never ate, not used to it. The only thing that is like that I'm used to eat was this rice pudding, which is... I have to tell you one thing that I think it's in every child's nightmare that all the porridges we were forced to eat, we didn't like them either. Yeah. But if someone is forcing you to eat something like for 10 years, every morning, in a different ways... Stockholm syndrome. Yes, then in 35, after 35 years, they become need saavad sellised toidud, mida sa tahad süüa. Ja teine asi on siis veel, et sul tekib ilge tahtmine oma lastele kätte maksta. Täpselt nii, nagu sinu vanemad sinuga tegid, nii teed sina ka oma lastega. Sööge seda pudru, sööge, sest meid sunniti samamoodi. Guess what? The kids are going to take it out on their kids. Yeah. And then it's never ending. So this is called tradition. Vaatame siin juba auru tuleb ja oluline on nüüd võtta kohe temperatuur alla. Sellepärast, et mis juhtub, kui see väga kuum alt on, siis põletab alt piima ära ja kui te tõmbate vispliga siin keerata segamini, siis ta kõrvetab piima põhja, teile tekiks peale mustad täpid. Aga meil on praegu läinud hästi. Teeme ära, vaatame, praegu tundub, et läheb hästi. Ja nüüd, mis tavaliselt tehakse iga, valatakse see kaukti siia sisse, siis tekib tükk. Oluline osa kogu selle mannapudru õnnestumise juures on vaikselt valada ja kogu aeg segada.
see on nagu kõige olulisem osa. Siis on garanteeritud, et pudel jääb teil ühtlane. Ärge tehke seda lusikaga, kasutage ikkagi visplit, sest visplil on neid lusikaid nii-öelda seal vahepeal mitmeid. Nii kaua, kui ma seda siin keeran, räägin natukene ka sellest, et morning dessert. Ja kes viitsib veel natuke rohkem kokata, siis kasutage pruuni suhkrut, raputate, aga see tähendab seda, et siis algul pudru sisse suhkrut ei pane. Teete pudru ilma suhkruta ja raputate pruuni suhkru peale ja karamellistate ära, nii nagu tehakse ütle nüüd aita see prantsuse crème de brûlée. Ja siis on ta väga huvitav pudinguline, mida siis süüa. Ja külmas peas saab teda täpselt samamoodi süüa. Ja kõikidele vaatajatele, et see noorsand, kes istub seal otsa peal, tema nimi on Eerik ja tema minu poeg ja meil oli tema ka umbes 3 minutit tagasi selline vestlus all arvuti juures, kus ta istus. Ma ütlesin, et poja, mul on abi vaja. Tule, söö mannaputru. Ma ei tule. Mulle ei meeldi pudru. Aga näed, tuli. Ma ei tea, kuidas ma teda küll mõjutasin, aga tuli ja sööb. Ja kui vaja, siis ka kiidab. No, Eric is doing solidarity with me because I don't eat porridge also. No. But actually, when you taste it, you touch each this. Nagu kalamari. Yeah. So, okay, I want to say something. So, the taste, I tried now with the honey, and I like the taste very, very, very much. Even the taste. What I'm not able to get used to is the texture. And for this reason, also, I don't eat this caviar or because this texture is for me not very. But actually, the texture is the same as Turkish coffee. Yeah. A little bit finer. Maybe this is a little bit bigger. I'm gonna try with honey as well. But taste is very good. Actually, I'll take more. Kas tõesti? Yeah. No ma võtsin ka juurde. Mina ütlen niimoodi. I told you Eric is doing me solidarity today. Ma ütlen tegelikult niimoodi, et kui kõigil kodus oleks selline kokk nagu on Uku, on ju, kes niimoodi tõesti korralikult teeb seda asja, siis ma arvan, kõik sööksid hea meelega. Aga kuna enamus seda pudu on selline, et sa lähed, võtad selle lusika sisse, siis see lusika sealt sinna kinni või seisma, eks ole. Nii nagu koolis antakse. Ma ütlen, et tegelikult on see ideoloogia, see mõte, mis on inimestel peas mannapudru vastu. Nad on elus kogenud väga harva, väga tihti ja väga palju halba mannapudru. See ongi see, mis teeb temast sellise vastuolulise toidu, sest ta tõesti vajab tegelikult väga palju tegelemist selle lühikese aja jooksul. Ma olen samal ajal, see ei puuduta nüüd väga pudru, aga see puudutab seda sama fokusseerimist toidule. Olen kalameeste listis ja üks naisterahvas pani sinna sisse täiesti sile vesi ja õngekork ja alla oli kirjutanud: see õngekork ilusal, kaunil suveõhtul saab palju rohkem tähelepanu kui selle kalamehe veetlev naine. See tähendab seda, et kalamees jälgib seda korki tundide kaupa, aga naist ei pane keegi tähele. Eks tal on oma... Kallid naised, ma soovin, et te kõik oleksite nagu korgid, sileda veed. Ilusal. Appi. Tulge davai. Ma liigusin võimalikult kiilata. Okay, but I want to say something. Actually, I will order this again. I like it. Thank you. Thank you, Uku. Thank you.
Maybe I did another wrong. Laupäeva sõbraga teha võib kõike, praadida keedetud muna kui päike. Kokatõrs lennata kaugele maale, voolida valmis pudru ja noole. Jutred võib kirjuta, määrida määre, kuskile kanti ei ole meil kiire. Laupäeva sõbraga teha võib kõike, praadida keedetud muna kui päike. Kokatõrs lennata kaugele maale.